tere teile kõigile. Meie kolmekesi oleme täna siia tulnud teile ette lugema Piret Raua raamatut Tobias ja teine B. Lugu kannab pealkirja Kohtumine lastekirjanikuga. Ühel märtsikuisel hommikul, mõni päev enne kevadvaheaja algust, oli klassipikad koolitules kangesti elevil. Nad olid kodus kõik kellelegi kinkimiseks pilte joonistanud ja näitasid nüüd neid üksteisele. Heleril oli lisaks joonistusele kaasas märtsikellukese kimp. Ma mõtlesin alguses, et äkki on õpetaja Liina sünnipäev, aga siis selgus hoopis, et kooli tuleb kuulus lastekirjanik. Õpetaja olevat sellest eelmisel päeval rääkinud. Mulle küll ei meenu, millal ta sellest juttu tegi. Võib-olla siis, kui Gregor, kes istub mu taga, mind jalaga tagus. Ma mäletan, et püüdsin tal kõigest väest kannaga vastu anda, et selja taha on hulga keerulisem lüüa kui ette. Pärast tunde klaarisime selle asja küll Kreksiga ära. Aga jah, see lastekirjaniku jutt läks mul küll kõrvust mööda. Ja nüüd tuli välja, et ma olin kodus Mata ülesandet täiesti ilma asjata ära teinud, sest matemaatikatunni alguses kamandati terve klass aulasse kirjanikuga kohtuma. Saal oli puu püsti rahvast täis. Siia olid kogunenud kõik kooliõpilased, esimestest 12. klassideni. Alguses lapsed sumisesid ja rääkisid omavahel, aga siis astus saali ette õppealajuhataja koos ühe väikese vanatädikesega ning me jäime vaikseks. Täna on meil tähtis päev, ütles õppealajuhataja. Meil on külas tõeline lastekirjanik, kes räägib, kuidas sünnivad raamatud. Siis läks õppealajuhataja esimesse ritta istuma ja vanatädike jäi üksi. Tädi oli natuke kohkunud näoga. Ma sain temast väga hästi aru. Ega ihu üksinda saalide ja rahva ees seista pole sugugi naljaasi. Siis hakkas tädi rääkima. Ta rääkis tasase häälega ja oli vaja kõvasti pingutada, et tema juttu kuulda. Võib-olla oleksin ma paremini kuulnud, kui mitte Gregor ja Markus, kelle vahel ma istusin, oleks samal ajal omavahel sosistanud. Ma sain eile endale jänese kõrvadega õhupalli, ütles Markus. Näita, nõudis Kreks. Markus koukis püksitaskust väikese sinise õhupallinatsu ja andis selle Gregorile. Tühjana pole see üldse jänese moodi. Oli Gregor pettunud. Võib, ma puhun selle täis. Ning Markus luba ära ootamata puhus ta palli täis. Nüüd oli see tõesti jänese. Jänes, mis jänes. Näidake mulle ka, palus Robert, kes istus Kreksi taga. Gregor andis palli Ropsile, ega Kreks kade polnud. Kõik said palli näha, kes tahtsid. Robert ja Taavi ja Heleri ja Linda ja Uku ka. Õpetaja Tiina Pai, kes istus veidi eemal teise A-klassi laste juures, vaatas meie poole kurja näoga, tõstis näpu suu juurde ja tegi tss. Selle peale jäime me vait ja kuulasime, mida kirjanik räägib. Kirjanik küsis parasasti, et kas me tahame, et ta meile midagi ette loeks. Enamik lapsi vastasid. Jaa! Kuid meie Gregori ja Markusega hüüdsime. Ei! Puhtalt põhimõtte pärast, sest ega me mingid esimese klassi tited pole, kes kogu aeg kõigega nõus on. Kirjanik ei lasknud meie eest segada ja hakkas just juttu ette lugema. Lugu oli iseenesest täitsa huvitav, aga ma ei saanud seda kuigi kaua kuulata, sest varsti ütles Gregor. Ma oskan pallist niimoodi õhku välja lasta, et see teeb naljakat häält. Mismoodi? Küsisime meie Markusega. Gregor võttis õhupallisuu ettevaatlikult näppude vahele ja kiskus selle hetkeks pilukile, ise samal ajal palli pigistades. Üle saali kõlas hele viuksatus. Lastekirjanik ei teinud viuksust väljagi, et õpetaja Pai saatis meie suunas äärmiselt hukka mõistma pilgu. Me jäime kohkunud vakka. Läks veidi aega, enne kui Kreks end jälle kogus. Siis tonksas ta mind küünarnukiga ja torkas mul õhupalli nina alla. Tee ka piuksu, sosistas ta. Või kardad? Ma ei tahtnud tegelikult korda rikkuda, aga Gregori ees argpüksiks jääda. Tahtsin ma veel vähem. Sellepärast võtsingi ma tema käest palli, kuid õnnetuseks nii kobalt, et see vupsas mu kätte vahelt välja ning lendas rumala plärisedes üle saali otse lastekirjaniku jalge ette.
kirjanikutädi katkestas selle peale lugemise ja küsis siis saalilt, kas tal poleks juba aeg lõpetada. Me hüüdsime kõik kooris. Jaa! Nüüd tõusis õppealaja juhataja oma koha pealt püsti ning palus kirjaniku, et too veel mõneks ajaks saali jääks ja lastele autogrammi jagaks. Mis asi see autogramm on? Küsis Robert. Teda huvitab kõik, mis on autodega seotud. See on kuulsa inimese allkiri. Teadis Linda. Mõned isegi koguvad neid. Lindal oli kodunt kirjaniku kirjutatud raamat kaasa võetud ja ta suundus sellega pikka järjekorda, mis tädi juurde tekkinud oli. Linda kavatses autogrammi raamatusse küsida. Ma jäin täitsa kurvaks, et mul ühtegi raamatut kaasas polnud. Aga siis tuli välja, et raamatut ei läinudki vaja. Autogrammi võis ka päevikusse või lihtsalt paberilehe peale võtta või käe peale. Nii ma palusingi tädil oma nime mulle käesedeli kirjutada. See jäi hästi lahe, nagu mõni tätoveering. Ma näitasin seda ka Gregorile, ent tema leidis, et autogrammid on mõttetud. Mina küll nii ei arva. Minu autogramm oli mulle suureks abiks. Kui ma kodus emmele rääkisin, et me koolis kuulsa kirjanikuga kohtusime, tahtis emme kirjaniku nime teada. Ja ehkki ma olin selle täiesti ära unustanud, sai ta seda nüüd mu käe pealt lugeda. Ning tuli välja, et emps täitsa teadis, kes see tädi on. Aitäh teile!